Ja nüüd siis üks eraldi alusplokk siia ASP.NET Core'i vahele, kus me räägime siis Entity Frameworkist ehk siis Object Relational Mapperist. Ja mida siis kogu see asi teeb, miks meil seda vaja on, mida veel võiks kasutada, kõike muud taolist. Ehk mida ta siis teeb, on siis selline teisendaja, konvertija, mis siis erinevate tüübisüsteemide vahel, mida paratamatult andmebaas ja meie objektorienteeritud keel on, tegeleb siis teisendamisega. Ehk siis loob sellise virtuaalse objektide andmebaasi mällu meile, mida me saame siis oma programmeerimiskeeles kasutada ja mis siis sobival hetkel teisendatakse ja saadetakse siis SQL serverisse või sealt siis võetakse. Ja ühtlasi vähe sellest, et meie objekte teisendatakse ka meie siis programmeerimiskeelt, ehk me saame sellist programmeerimisele tüüpilisi keelekonstruktsioone kasutada, kõikvõimalikke where, filtreid, mappe, mida iganes me nagu tavaliselt kasutame, ja need kõik siis Object Relational Mapperi süsteemid konverdivad, teisendavad siis SQL-ile sobivaks lähenemiseks. Ehk siis, või mis iganes andmebaasise mootor on, et lisaks klassikalise SQL-ile on ka mõni muu toetatud. Ja kogu selle asja iva on siis see, et andmetega me ikkagi tahame tegeleda võimalikult andmete juures, ei taha teha seda, et kui me otsime mingisugust, ma ei tea, Andrese nimelisi isikuid andmebaasist, meil on kogu elanikkonna register käes, siis me ei tahaks kopeerida kõigepealt kõik inimesed mällu endale serveris ja siis sealt alles hakata ühte õiget või mõnda õiget välja otsima, et seda võiks teha ikkagi andmebaasi server. Ehk meil siis on vaja sellist teisendust, mis siis kahe meie süsteemi vahel seda asja siis teeks. Ja sellised automaatseid või suuremaid süsteeme, orme on siis mitu. Sellised suuri ja rasked on .NET-i maailmas võib-olla 2. Klassikaline ja vanem süsteem on N-Hibernate, uuem ja Microsofti poolt ülalpeetav ja küll valdavalt community poolt tänapäeval kirjutatav, aga kus siis Microsoft hoiab nii-öelda arhitekte palgal ja hoiab kätte pulsil tugevalt, on siis Entity Framework, mis on ka suhtkoht selline standard .NET-i maailmas. Meil on ka selliseid mikroorme, mis on siis oluliselt väiksemad või teevad ainult mingit osa sellest, millest ma olen ka siia mõned slaidi peale pannud, aga millest võib-olla kõige tuntum on Dapper ja Dapper siis ennekõike just nimelt see mapper, mis siis mapib meile SQL-ist tulnud andmed, mapib ümber siis objektideks ehk mingisugusteks listideks ja viideteks nii-öelda objektide sees. Aga siin siis SQL-i tuleb ikkagi kirjutada siin ise käsitsi, siin me kirjutame just nagu programmeerimiskeelt, kasutame programmeerimiskeele struktuure ja toimub SQL-iks teisendamine. Siin seda teisendamist ei tehta, siin iga arendaja vastutab oma SQL-i eest ise. Mingit pidi on siis Dapper oli vanasti natukene kiirem, kui Entity Framework oli, nüüdseks on see vahe muutunud väga väikseks. Ja selleks, et Dapperist ka suuremat kiirust kätte saada, tuleb siis ka seda SQL-i osata ise väga hästi kirjutada. Mina näiteks isiklikult nii hästi võiks öelda, et isegi SQL-i kirjutada ei oska, sest ma vaatan Entity Frameworki poolt tehtud päringuid, eriti kui need ei ole veel väga keeruliseks läinud, siis Entity Framework kasutab nagu SQL-i ja seda siis iga serveri puhul nagu erinevalt, kasutab siis selliseid SQL-i konstruktsioone, mida mina kohe peast niisama lihtsalt nagu järgi ei kirjutaks. Kui läheb asi väga keeruliseks, siis kohati tuleb tõesti ette see, kus tuleb Entity Frameworki peale nagu käega lüüa ja minna seda SQL-i ise kirjutama. Ja seda toetavad siis kõik need raamistikud siin Entity Frameworkis kui ka Dapperis, Dapperis ongi see põhiline, aga ka Entity Framework toetab siis seda, et kirjutage oma SQL ise, tooge need andmed kohale, mida te tahate saada serverist ja ta mapib neid siis ise siis andmeteks mälus. Ja siin siis suur märkus, mida siis jälle kogemuslikult tasub võtta väga tõsiselt, ehk see asi siin, see, et te kasutate ormi ükstaskõik millise andmebaasi mootori vastu, ei ole mingi põhjendus ega õigustus, miks SQL-i mitte osata, ehk reaalselt üks selline korralik SQL-i piibel tuleks endale ikkagi nagu pähe õppida. Ehk niipea kui see orm ei anna teil sellist performance'it nagu te tahate, siis kogu see küsimus langeb kohe teie enda õlule, ehk miks ta siis ei anna seda. Siit on suhteliselt lihtne seda välja logida, mida me eelmine semester proovisime, et näha need genereeritud SQL-i lauseid
ja siis tuleb osata neid SQL lauseid lugeda ja sellest ka aru saada, et miks nad siis aeglased on. Ehk igasugused jutud indeksitest, kõikvõimalikest joinidest, inneritest, autoritest ja mida muud iganes, see kõik tuleb ikkagi endale selgeks saada. Ja meie siin kursusel kasutame siis Entity Frameworki, sellest on lihtsalt märkusena, et on olemas ka selline asi nagu Entity Framework 6, ehk siis mitte Entity Framework Core. Entity Framework 6 on siis vanem .NET Frameworki peal olev Entity Framework, ehk siis selle Windowsi maailmas olnud asi, mis on nüüdseks juba hakkab peaaegu unustuse hõlma vajuma, aga nende programmeerimine on väga sarnane ja tänu sellele aeg-ajalt netist mingit lahendust otsides võite ikkagi sattuda veel nagu vanade tutorialide otsa, mis enamuses nagu täitsa toimivad, aga aeg-ajalt võib sealt tulla siis üllatuseni, ehk natukene peate olema ettevaatlikud, kui te mingit blogi või asja kuskilt loete, et mis aegne see jutt seal on, et millest nad räägivad. Ja tänapäevane, mida siis lihtsalt, nüüd siis tuntaksegi lihtsalt nii palju Entity Framework, keegi tavaliselt seda core'i see ei taha ütelda, või siis EF Core, on siis sama programmeerimispinnaga, API Surface on sama, aga alt siis kirjutati kogu kood uuesti, on siis selle Entity Framework 6 ümberkirjutus. Ja see on see, mida siis meie tänapäeval igal pool kasutame. Ja see on siis selline multiplatvorm, töötab igal pool Linuxi peal, Maci peal, kus iganes .NET töötab, seal taga on. Ja hakates nüüd sellest otsast lahkama, mida me siis siin maailmas teeme, meil on siis siin kaks varianti, kuidas kõigepealt üldse andmetele läheneda. Kas meil andmed on juba olemas või me alustame nullist. Ehk kas meil on siis Greenfield, ehk siis nüüd uus projekt või me liitume kuhugi olemasolevasse projekti. Olemasolev projekt on ka siis, võib teistpidis küsida, kas ta algas ilma andmebaasita, kõik on koodis tehtud, või ta on siis kuskilt on juba andmed lihtsalt mingil kujul andmebaasis olemas. Ja sellest vaatenurgast, kuidas me disainime seda asja, on siis kaks varianti, kas meil on kõigepealt disain või meil on kõigepealt kood. Ehk design first on seda, et keegi võtab mingisuguse SQL Studio või mis iganes muu asja lahti või mingisuguse joonistamisvahendi, joonistab seal kogu selle andmebaasi skiima valmis, teeb siis asi, mille nimi on ERD, Entity Relationship Diagram, genereerib selle põhjal SQL-i ja annab selle siis arendajatele pihku ja ütleb, et näete, siin see andmebaas nüüd on. Ja järgmisel juhul on ka variant, et seal on ka veel andmed sees, on ju. Ehk siis tekib selline 2x2 ruudustik. Ja teine variant on see, et me võime küll disaini paberil valmis teha, aga me alustame koodiga. Ehk me kirjutame kogu oma andmestruktuurid ja nende seosed kirjutame üles koodis, ehk siis miskisugustes C# klassides või Java klassides Java puhul, või TypeScriptina või mis iganes keelest olete. Ja ORM loeb need klassid läbi ja genereerib siis nende pealt ise vastava andmebaasi struktuuri. Ja selle andmebaasi struktuuri uuendamine, update imine, modifitseerimine, kõik mis iganes, andmebaasi kustutamine, uuesti loomine, kõik muu taoline, kõik käib siis koodi kaudu. Ehk siis selline ruudustik. 2x2 mõõdet on ju olemasolevad andmed, uus andmebaas, disain ennem, kood ennem. Ja Entity Framework 6, see vana versioon toetas siis kõike 4 varianti. Nüüdne Entity Framework Core lihtsustas seda asja. Ja siin on siis idee selleks, et alati on kõigepealt kood ennem. Ehk kõik jääb koodis, lihtsalt variant on ka koodist alustades, et kas siis see andmebaas on juba olemas koos andmetega või meil ei ole üldse mitte midagi, me alustamegi täiesti koodist. Ja kui need andmed on juba ennem olemas, siis me lihtsalt saame siis genereerida selle olemasoleva andmebaasi põhjal, selleks on täiesti nagu olemas mingi käsur ja utilit, mis siis loeb meie andmebaasi läbi ja tekitab sealt siis vastava struktuuri meile koodi, ehk teeb siis ise kõik need C# klassid ja andmebaasi ühenduse ja kõik muud taolised, mis siis vaja on. Ehk kaks sellist siis nagu erinevat lähenemist, mida me siis tänapäeval kasutame. Kuna me siin alustame nullist oma projektiga, siis oleme ilmselt siis selles code firstis ja new database, ehk me teeme kõike koodis ja koodi kaudu kontrollime, mis siis meie andmebaasiga toimub. Ja siis järgmine tehnoloogia, mida siin siis suuresti kasutatakse, on siis asi, mille nimi on Fluent Interface või Fluent API, on siis selline programmeerimistehnika, kus tegeletakse siis meetodite üksteise otsa aheldamisega, chainimisega. Need on siis näha siin sellise punktiga, et translations.where, mis just annab välja mingi tulemuse, mille otsa saame kirjutada .order by, mis annab välja mingi tulemuse, mille otsa saame kirjutada select.
ja kasutame siin siis lambda syntaksit, et näidata, mida me siis selle where'iga teha tahame, ehk tulemuseks on siis selline ilusti, ütleme vähemalt arendaja jaoks siis suhteliselt lihtsalt silmaga loetav struktuur, kus me ütleme, et ahah, meil on siin selline translations on, paistab, et on dictionary, võti on string, väärtus on string, siin on tema ette salvestatud väärtused ja nüüd siis küsitakse, et võta kõik tõlked, translations, vali nendest välja kirjed, kus võti sisaldab tähte A, ehk siis cat tuleb, dog ei tule, fish ei tule, bird ei tule, ehk järgi jääb vist ainult siis cat'sit, on ju. Order by ja nüüd siis järjesta palun selle järgi, kus on väärtus, value, mis on ka string, selle pikkus kõige suurem siis. Order by peaks siis tulema siis tegelikult õige pidi, ehk siis väiksemast suuremaks, kõige väiksem ennem, kõige lühem ettepoole, kõige pikem tahapoole, kasvavas järjekorras. Kuivõrd nii on ainult üks, siis on see cat siia jääbki ja siis öeldakse, et selecti palun, ehk palun siis vali välja transformatsioon, mis muudes keeltes toodud map selle koha peal, siin on ta siis select, mis ütleb, et palun vali välja, sest select on see, mida SQL teeb. Palun siis võta see üksik element, see tõh siit on ju, ehk see tõh siis muutub igal pool, tähendab natuke erinevat asja, where tõh, siin on ta siis üks element, order by on siis tõh muutub nüüd siis üheks elemendiks sellest, mida where tagastas. Ja siin omakorda on siis see tõh üks element sellest, mida see order by tagastas. Siin enne mingid muudatusi toimunud ei ole, ehk nad kõik siis on see võti väärtuspaar, mida see tõh siin tähendab. Ja lõpuks öeldakse, et palun siis võta siit on ju, mis iganes koguses need elemente veel järgi on jäänud, meil küll ainult üks kahjuks, või õnneks, üks element ja võta sellest võti väärtuspaarist välja väärtus, konverteeri see uppercase'i, kaota ära nii-öelda väiketähed ja, või muuda kõik väiketähed suurtähtedeks ja seejärel tagasta see, kui ta on üherealine nagu funktsioon, siis siia see return statement ei pea ette kirjutama. Ja see siit tagastatakse, ehk reaalsuselt hüppab siit lõpust siis välja kollektsioon, milles on üks element chat, ehk siis see üks string ja siin on tõesti näha, et tulemuseks on meil siis query nimeline mingisugune muutuja või väärtus, mis olemuslikult on siis stringi enumeratsioon, ehk sisuliselt siis list nii-öelda stringidest. Ja seda tüüpi siis nii-öelda Entity Framework kasutab siis laialt siis seda Fluent API-d, et oma spetsifikatsiooni kirjutada, et oma seadistusi teha ja ka et oma koodi kirjutada. Kõik see nüüd algab peale siis andmemudelist ja see andmemudel, mis on siis kogu meie ärirakenduste osa, on nüüd sellel kursusel siis primaarse tähtsusega asi. Ehk kui meil kursus olemuslikult keskendub võib-olla siis arhitektuurile, siis nagu päriselt rakenduse kirjutamise vaates on siis see andmemudel ehk domeenimudel kõige nagu olulisem, kui te siin teete mõne vea, disainite seda valesti, teete mõne tehnilise vea, siis sama jutt nagu eelmine semester, et kogu see ehitis, see andmemudel on nii-öelda vundament ja kogu see ehitis siin peal hakkab siis täie hooga viltu minema. Ehk siin tuleb väga hoolikalt siis mõtelda ja ennekõike soovitaks võtta siis paberi ja pliiatsi, kõigepealt joonistada see ERD valmis, teha endale skeem paberi ja pliiatsiga ja alles siis seejärel hakata seda koodi kirjutama. Ärge uskuge seda, mida mina teen, kui te minu näited või minu koodi kirjutamist näete, mul on 35 aastat kogemus selja taga, enamik selliseid andmebaasi mudeleid suudan ma peast valmis kirjutada lihtsalt oma kogemus ettekujutuse pealt, aga mitte sugugi alati. Ja kui läheb vähegi keerulisemaks, siis minu jaoks keerulisemaks, siis samamoodi paber ja pliiats või whiteboard, lasin endale nüüd suisa kabinetti suure whiteboardi panna ja kirjutan või joonistan seal peal selle pildi valmis. Ja mõtlen ikkagi selliselt tükk aega seda whiteboardi või valget paberit vahtides ja pliiatsiga jutikesi tõmmates ja kustutades, et mida ma see ikkagi täpselt saada tahan. Ja kas see katab minu ärivajadused nagu õigel viisil. Ehk siis see mudel on äärmiselt oluline. Ja ehkki suhteliselt lihtne, aga siis väga kaugele ulatavate tagajärgedega. Ja teine asi, mis meil siis lisaks nendele mudelitele tekib siis asi, mille nimi on DB kontekst. Ehk siis meie rakenduse andmebaasi kontekst või nagu andmete kontekst, ehk sisuliselt vastab see siis andmebaasile.
ja mis siin siis meie jaoks olulised, on siis need DB-setid, mis siis vastavad andmetabelitele. Nüüd siin kursusel me lähme siis natuke keerulisemaks, et meil tavaliselt kursuse lõppfaasis enam ei ole üks andmebaas, vaid meil on füüsiliselt võib-olla üks andmebaas, aga me tekitame sellest ühest andmebaasist erinevaid DB kontekste endale, ehk me võtame erinevaid tabeleid erinevatesse kontekstidesse, et me saame seda mitu korda defineerida, kasutades tegelikult ühte sama andmebaasi. Või ka vajadusel nagu erinevaid andmebaase, et see elu ei lõppe niisama lihtsalt, et meil alati oleks ainult üks DB kontekst, aga alguses see tavaliselt niimoodi on. Ja lisaks sellele, et meil selle DB konteksti sees, see DB kontekst algfaasis pärineb lihtsalt DB kontekstist, ehk siis tühjast andmebaasi mootorist vormi mõistes. Pärast, kui me jõuame kasutajateni, siis me hakkame kasutama identity DB konteksti, kust me pärineme, sest me tahame saada endale kogu selle kasutajate toe ja need kasutajad kuskil hoida. Ja järgmiseks on meil siis mingisugune hulk meetodeid, küll konstruktor ja hunnik siis abimeetodid, mida me saame üle kirjutada, mille abil me siis saame oma andmebaasi konfigureerida ja seadistada küll nagu mida ta töö ajal teeb, kuidas ta andmeid salvestab, kuidas ta andmeid loeb, kas ta midagi automaatselt filtreerib, kui ka siis kõike seda, et mida ta mudeli tekitamise ajal peaks sinna mudelisse kirja panema. Siin see näide nüüd on selline kõige lihtsam näide, kuidas tekitada üks iseseisev andmebaasi ühendus, kus see, et mis tüüpi mootoriga me töötame, sest Entity Framework on tegelikult ju andmebaasi mootori agnostiline teatud piirini. Ehk erinevad andmebaasi serverid saavad ise Entity Frameworkile toe kirjutada, see siin on siis Microsoft SQLi serveri oma. Ja ka see andmebaasi ühendustring on siia kohe sellesse DB konteksti sisse kirjutatud. See nüüd iseenesest üks üsna paha praktika on ju, sest see seda, et see kõik on kokku kompileeritud ja seda kuskilt konfiguratsioonist muuta ei saa. Aga selliseks lihtsaks, ütleme, käsurea rakenduseks, et midagi kiiresti teha, täiesti nagu okei. Ja mis siis meie rakendustes tegelikult vastu vaatab, kui nüüd lõpuks koodini jõuame, kui Entity Frameworkiga oleme läbi käinud, on siis see, et see andmebaas konfigureeritakse siis läbi sõltuvuste süstimise, läbi dependency injectioni, ehk siis nii selle konfigureerimine kui selle kasutamine käib siis selle kaudu. Ja kõigepealt siis on meie üldse ühendustring, ehk kust meie andmebaas peaks tulema, mis tüüpid on, kus serverist elab, mis on ta aadress, mis on ta port, kasutaja-nimed, asjad, pannakse siis kirja upsettings JSONisse, ehk siis selline JSON solve konfiguratsiooni fail, ja program CSis on siis kirja pandud selle andmebaasi registreering, et kui keegi küsib endale kuskil kunagi andmebaasi, siis anna talle selline asi. Ja siin on siis kirjas, mida talle anda, ehk kui küsitakse DB konteksti, siis anna sellele küsijale app DB kontekst ja konfigureeri see app DB kontekst selliselt. Ehk siis võta siit see connection strings default connection, ehk ASP.NET Core'is on siis terve suur configuration tugi olemas, ehk ta oskab koodi mõistes väga lihtsalt neid JSONid meile nagu sisse lugeda ja sealt erinevaid tükke üles leida. Ehk anna siit see string ja siit siis konfiguratsioon, et nüüd me tahame kasutada Postgresi. Ja siin nüüd see AppDB kontekst läheb siis natukene nagu keerulisemaks. Ehk meie DB-set on ikka siin see, nüüd meie on model creating, siin on siis meie igasugune mudeli konfiguratsioon ja optionid, ehk mis tüüpi andmebaasi me tahame saada ja kus see connection string tuleb, pannakse siin nüüd juba paika siis välise konstruktoriga, ehk siis AppDB kontekst, või täpselt siis mitte välise, vaid siis AppDB konteksti konstruktoriga, kus seaded tulevad sisse välise parameetrina, ehk siis siit siis selle kaudu. Ja mida siis lõpuks siis koodi mõistes kasutatakse, on siis nimelt dependency injection tüüpi lähenemine, ehk siin siis see registreerib meie andmebaasi konteksti sellisesse konteinerisse või niisugusesse nimekirja, kus meil on kirjas, millised asjad meie rakenduses olemas on, millised teenused, millised mingisugused kooditükid, ennekõike nagu teenused ja siis kui keegi seda teenust saada tahab, siis seda automaatselt sealt nimekirjast minnakse otsima, et mis nüüd sellele vastab. Seda kohe varsti koodis näeme. Ja nüüd siis saab siis hakata seda andmebaasi konfigureerima ja konfigureerimiseks on olemas 2 lähenemist Entity Frameworkis.
kas me kasutame atribuute, ehk kus me kirjutame mudeliklassis ühe või teise mudeliklassi enda või mõne property peale, seal mudeliklassis kirjutame siis mingisuguseid atribuute, ehk siis kandilistes sulgudes mingisuguseid märksõnu, või me kirjutame neid siis läbi Fluent API, neid konfiguratsioone, ja näiteks siin on siis just see Fluent API näide, kus siis öeldakse, et selles person classis on meil olemas asi, mille nimi on social security code, ilmselt isikukood, ja siin öeldakse, et siis palun sellest isikukoodist tee meile indeks. Et selle järgi siis oleks, ja mitte vähesed indeks, vaid see on primary key, ehk siis primaarvõti, millel on ka alati indeks, ehk primaarvõti, ehk siis kõikidel isikutel peaks olema unikaalne isikukood, mis teatavasti meil siis Eestis mõnda aega tagasi siin tõeks ei osutunud. Nüüd enam-vähem juba on. Nüüd enam-vähem päris kindlasti on, aga 15 aastat tagasi oli sellega siis üllatusi, kus erinevatele füüsilistele inimestele väljastati üks sama isikukood ja see tekitas hunnikus pahandusi pärast. Et nüüd võiks see osa vähemalt Eesti riigis korras olla. Ehk see on üks variant, kuidas siis neid konfiguratsioone kirjutada. Kui ma nüüd kiiresti edasi jooksen, siis see teine variant on siis kirjutada sellise annotatsiooniga. Ehk siis selle sama social security code'i peale seal person klassis lihtsalt pannakse siis kandiliste sulgudesse kirja key, annab sama asja välja. Ja nüüd kui need olemeid tuleb muidku juurde meile, ehk siis kui see domeeni klass muidku läheb suuremaks ja suuremaks ja suuremaks, siis sellist ühte on-model creatingusse läheb see võib-olla keeruliseks selle kõige kokku kirjutamine ja siis saab neid hakata kirjutama laiali sellisteks eraldi tükkideks. Siin on siis konkreetselt person configuration ehk siis person klassi jaoks muudatused ja siin siis selle omakorda kokkukorjamine igalt poolt korraga, ehk siis läbi sellise refleksioni, et kõik üles otsida. See on juba nüüd edasi jõudnud värk, ütleme rohkem, kui siis nii peeneks selle asjaga minna. Ja üks asi, mille peale mõtelda, mis siin oli küll väga vihjamisi öeldud, on see lause siin, ehk mismoodi siis, millal kumba valida. Ja minu praktika, kumbki ei ole vale, aga atribuute kasutatakse laiemalt ja vähemalt alguses, kui me otse oma domeeni klasse läbi rakenduse kasutame, siis need atribuutidega tehtud konfiguratsioonid lisaks andmebaasile mõjutavad ka kõike muid asju meie rakenduses. Seda, kuidas andmeid valideeritakse, kuidas meie kontroller töötab, kõike muud taolist asja, kuidas meie frontendis validatsioon töötab, ehk siis see jQuery validation kliendi poole peal, see kõike seda muudab, ehk siis minu tüüpiline praktika alguses on kirjutada kõik asjad lahti atribuutidena, sest seda siis käigus on igal pool ja kirjutada Fluent API-sse ainult need asjad, mida saab teha Entity Frameworkis ainult seal, ainult otse sellega. Ehk juhul, kui atribuuti ei ole, siis ma kirjutan Fluent API-d. Vastasel ma pigem kirjutan atribuute. Mingist otsast muutub see mingil hetkel koormavaks, sest need atribuute tuleb üsna palju. Kõikvõimalikud indeksid, stringi pikkused, igasugused veateated, kui validatsioonid on paigast ära, tõlked asjad, ehk siis tuleb selline üks property väli ja selle peal umbes 4 erinevat atribuuti. Siis mingil hetkel on küll niisugune tunne, et viskaks minema ja võtaks Fluent API, et see mudeliklass muutub raskesti loetavaks. Aga see on selline harjumise küsimus. Ja nüüd siin selline kiire ülevaade enam vajalikest konfiguratsioonitüüpidest, mida me teeme, kõikidest nendest atribuutidest või annotatsioonidest ja Fluent API-st, mida meil siis Entity Frameworkis tüüpiliselt vaja on. Üks asi, mis on peaaegu alati kohustuslik, võib sisuliselt öelda, et ongi kohustuslik kogu aeg, on siis primaarvõtme konfigureerimine. Piisab sellest, kui meil on olemas üks väli, mille nimi on ID, see siis automaatselt loetakse primaarvõtmeks või siis tüübi nimi ID, ehk siis ala person ID, person klassis on. Ja selle järgi see automaatselt loetakse siis primaarvõtmeks. Ja see on see, mille järgi siis Entity Framework mälus oleva objekti suudab kokku viia sellega, mis ta andmebaasis on, ehk siis selle primaarvõtme väärtuse alusel see mappimine käib. Juhul, kui tal on sellised entitid, mida ei pea andmebaasiga enam pärast siduma, ehk see suhe on ainult ühepoolne, et võtad andmebaasist andmed välja ja kunagi sinna neid tagasi taha kirjutada, vähemalt mitte otse, siis saab ka tegelikult siis keyless ehk siis võtmeta entiteed kasutada, aga see on suhteliselt juba jällegi niisugune harva vaja minev asi, aga vahest väga vajalik.
ja siis tõesti key'd saab kirjutada siis kas siis conventioni põhiselt ehk tavapõhiselt, mis on see valdav, mida me kasutame, või siis annotatsiooniga ehk siis key panna peale. Keys saab teha ka komposiidi, mida nüüd annotatsioonidega teha ei saa, see on üks näide sellest, ehk siis ainult Fluent API-ga saab ütelda, et meil on siis olem, kus meie primaarvõti koosneb 2 erinevast väljast. A la siin siis social security code ja email. Ehk siis nende 2 kombo peab olema unikaalne. Saab ka alternatiivvõtmek kasutada, see on juba nüüd niuke eriti fancy, aga lihtsalt nagu tore teada, et näituseks on võimalik öelda, et mul on numbri või kuidi põhjal tehtav primaarvõti, aga ma kasutan ka email ja first name kombot ka vajadusel primaarvõtmena, ehk siis selline alternatiiv primaarvõtmena. Ja kohe siis kõikide primaarvõtmete juures tekib küsimus, et kust me sinna väärtused saame. Ja seda me saame siis siin erinevalt reguleerida. Ehk no value generation ütleb siis seda, et me peaksime ise alati väärtus andma. Value generated on add ütleb seda, et siis tavaliselt andmebaas ise need väärtused sinna tekitab, mis on see kõige tüüpilisem lähenemine. Ja veel on olemas siis ka selline, kus siis ka need muudetakse veel update'i ajal. See ei käi ka ainult mitte siis primaarvõtme kohta, vaid ka mingisuguste muude väljade kohta vajadusel. Kui me tahame oma mingit created atti või mingit muud meta välja kogu aeg vastavalt nagu uuendada. Ja mitte komposiit primaarvõtmed siis, mis on tüübist short, int ja long, saavad siis endale külge siis generated on add väärtus automaatselt ja need tulevad siis auto-incrementid, ehk siis andmebaas hakkab +1 kogu aeg tegema ja kuid on siis 128-bitine integer, mida siis väärtustatakse sisuliselt random numbriga. Ja kõik ülejäänud asjad tuleb siis ise väärtus anda ja nii näeb see välja annotatsioonina, kuidas me seda asja siis teeme. Või siis läbi Fluent API, kus me ütleme, et näiteks social security code on ju, value generated never, ehk sellele me peame alati ise väärtuse andma on ju. Aga samas näiteks inserted at date time, see on siis mingisugune kella ja kuupäeva tüüpi muutuja. Siin alati value generated on add ja updated atil on add or update. Ehk neid saab siis selliseks automaatseks konfigureerida. Ja seega sõltub nüüd natukene sellest siis, millist andmebaasi mootorit me kasutame. Ehk erinevad SQL-id võivad käituda erinevalt, Postgres ühtemoodi ja Microsoft SQL teistmoodi, seda peab siis testima ja olema kindel, et see teil ka siis töötab. Ja siis on meil require optional, siin ka nüüd siis tuleb natukene mängida sellega, et meil on nüüd siis nullable tüübid käigus ja tavaliselt me muudame need endal kooslikus korras vigadeks, et mida siis Entity Framework sellest nagu arvab. Ja tavaliselt ta arvab seda väga hästi ja ainuke, millega me võime siis mängida, et me saame siis tõesti oma non-nullable või siis nüüd oma reference tüübid, mis meil on nullabled näituseks, võime siis atribuudiga ütelda, et jah, nad koodis on meil nullabled, aga andmebaasi mõistes on nad required ja ka validatsiooni mõistes. Ehk sellega saab siis natukene proovida mängida, et kuidas meie asjad siis päriselt nagu töötavad. Ja sellel kursusel, nii nagu igal pool mujalgi, eelmisel semestril on meil siis direktori build props kohustuslik, kus me siis kõik vead keerame, mis on seotud siis nullable reference tüüpidega, keerame need siis erroriteks. Ehk meie oma koodis või teie oma koodis siis, mina ka kusjuures oma koodis alati, tahan, et see oleks mul korras ja ei taha, et mul neid warninguid tekiks. Ehk ma lasen nad siis kompilaatori vigadeks muuta ja pean neid siis koodis ise õigesti kontrollima. Ja sama asja saab ka Fluent API's teha, ehk siis is required, mis sest, et see siin social security code on nagu nullable reference tüüp, siis saab ütelda, et aga andmebaasis on see kohustuslik. Jällegi, enamuses me siit midagi saada ei taha, aga lihtsalt teadmiseks, et niisugune asi on olemas. Tüüpiline asi, mida me saada tahame, on siis maximum length, ehk me tahame oma stringi pikkuseid piirata. See nüüd ei mõjuta otseselt meie C-Sharpi, sest C-Sharpis stringi pikkust piirata ei saa, aga see mõjutab meie validatsioone MVC poole peal, mõjutab meie model binderit, sealsed validatsioone ja mõjutab meie andmebaasi, sest andmebaasis SQL-is on stringi pikkus piiratud.
ja see on ka üks asi, mis siis kaitseb end natukene denial of service attacki eest, ehk ta ei lase siis andmebaasi vähemalt teoorias siis nii kiiresti täis kirjutada. Ehk ei saa iga nagu teksti välja peale hakata kohe piiblit salvestama. Saab selle pikkus ära piirata, ütelda, et meil on lubatud 32 tähte. Siis suur probleem, või kas nüüd suur probleem, aga funktsionaalsus Entity Frameworkis on see, et ta üritab teile meeldida. Ja kui te ütlete, et mingisugune asi on mul kasutusel, on olemas, siis isegi siis, kui seda justkui nagu konfiguratsioonist välja ei loe, siis andmebaas selle automaatselt tekitab. Ja ehk siis selle nimi on siis shadow properties, ehk siis ta tekitab teile igasuguseid shadow asju, nii olemeid kui ka kõike muud taolist, mida siis pärast on koodis raske kätte saada. Ehk üks asi, mida peab Entity Framework alati tegema, või peaks tegema, on see, et te võrdlete seda andmebaasi, mis te saite, võrdlete oma andmemudeliga koodis. Ja kas kõik matchib üks ühele, ja seda te peate siis ka suutma siis oma seniorile, kas siis meile, kes me teeme teiega code review'd või oma mingile koostööpartnerile kuskil, peate siis suutma kaitsta ja põhjendada, miks teie andmebaas võib-olla näeb välja teistsugune kui see, milline näeb välja teie andmemudel. Ja neid siis shadow property asju saab siis tõesti kasutada siis ainult läbi sellise change tracker API on selle nimi, kus siis sellise stringi kaudu, ehk siis niisugust magic stringi kasutades saab siis ütelda, et anna mulle üks või teine nagu väärtus. See on suhteliselt paha asi. Ja tüüpiline asi, mis meil siis puudu jääb, mida te ära unustate aeg-ajalt, on siis see, et teil on ühe domeeniklassi sees, on viide teisele domeeniklassile. Aga reaalselt foreign key'd eraldi väärtusena välja ei ole kirjutatud. Kuna Entity Framework loeb teie olemid läbi ja näeb, et üks olem viitab teisele ja andmebaasis ju ei saa olla üks olem teise sees, ehk ainuke variant on see, et teil tekib siis foreign key ja primary key vaheline suhe sinna, aga foreign key'd ei ole teil olemist defineeritud, siis Entity Framework tekitab selle foreign key ise. Aga siis see teeb teile pärast peavalu palju veebirakendustes enne kõike, sest kõik võimalikud drop-downid asjad just nimelt näitavad või kasutavad tagaplaanil neid foreign key väärtuseid oma nagu listi väärtustena ja siis te ei pääse nendele kallale. Ehk see on nagu suhteliselt paha. Ja vähe sellest, kui te jätate ka unustate mõne DB-seti kirja panna, siis ka seda teeb Entity Framework teie eest, ehk ta loeb läbi, et näe, meil on siin see person klass, aga person klass viitab mingisugusele kontaktklassile. Järelikult on ka vaja meil kontaktklassi tabelit, sellest, et need foreign keys'i vaja on, ja ta tekitab teile ise ka kontaktklassi tabeli, aga teil vastavat DB-setti DB kontekstis üldse kirjas ei ole. Ja siis on neid päringuid juba andmebaasi vastu suhteliselt tüütu kirjutada, ehk katsuge seda nagu hoida, et need asjad nagu matchiksid oma vahel. Ja järgmiseks saame siis ütelda, et me mingisuguseid asju saada ei taha. Ehk meil on olemas siis selline attribuut nagu või andmeannotatsioon nagu not mapped, mis ütleb, et palun ära mulle sellest asjast andmebaasi mingit jälge jätta. Et saab nii mudeliklassi välja jätta, kui ka saab üksikuid properteid välja jätta. Automaatselt Entity Framework konventsiooni kohaselt jätab välja kõik need propertid, mis on ainult getterid. Ehk kui ta on getter, siis ta ilmselt arvutatakse millegi pealt ja seda ei pea andmebaasi salvestama. Ehk siis sama not mapped, aga siis käib siis propertite kohta. Ja nüüd siis kõige tähtsam osa, ehk siis relationships. Leige tee. Ja see on nüüd kõige tähtsam osa, mida siis üldse andmebaasist teada ja ormist. Ja siin on siis meil 3 tüüpi suhteid olemite vahel. Üks mitmele, mis on see kõige tüüpilisem. Üks ühele, mis ei vasta päris hästi tegelikult tõele, ta ei saa olla üks ühele, sest me ei saa kahte foreign key'd ja primary key'd korraga omavahel suhtesse panna, ehk pigem on ta siis 1-0 suhe ja mitu mitmele suhe. Ja mitu mitmele suhe on ka siis fantaasia, päriselt meil mitu mitmele suhet olemas ei ole. Ehk mitu mitmele suhe eeldab alati mingisugust vahetabelit. Me võime küll selle koodi mõistes ära peita selle vahetabeli, et teda päriselt koodist nagu otseselt ei näegi, et meil seal vahel mingi asi istuks, aga füüsiliselt andmebaasis mitu mitmele suhet me teha ei saa.
Ja siin on siis mingid terminoloogiat, mida te peate teadma. Et kui hakata nüüd dokumentatsiooni lugema ja blogisi lugema ja AI-ga suhtlema, siis millest jutt käib. Ehk kõigepealt võib-olla siis selles järjekorras see principal entity, ehk siis see vanem, see lapsevanem, parent selles mingisuguses suhtes. Ja dependent entity ehk siis laps selles suhtes. Ehk principal entities on siis meie primary key on siin. Ehk siis siin hoitakse siis võtmeväärtust või luuakse see võtmeväärtus. Dependent entity on siis see, kes salvestab endale foreign key, ehk siis kus on siis lisaväli, kuhu salvestatakse selle ema olemi primary key väärtus. Ehk siis siit veel kord neid samad foreign key ja principal key'd. Ja viies termin on siis navigation property, mis siis ütleb seda, et kuidas meie üks, lisaks selle, et meil on foreign key'd ja primary key'd, et meil on siis ka objektide vaheline suhe, ehk ta on siis kas collection navigation property, ehk meil on siis mingisugune list mingisugusel viisil, mis siis viitab, ehk siis ütleme ühel inimesel palju kontakte. Ehk siis meil inimene klassi sees, person klassi sees on siis mingisugune list, mis viitab list of contacts, ehk sellele personile, sellele isikule kuuluvad kontaktid. Teistpidi on siis reference navigation property, ehk siis ühene suhte pool, ehk kui me ütleme, et meil on inimene, kellel on palju kontakte, siis igal kontaktil on üks inimene. Ehk siis iga kontakt, mis me andmebaasist leiame, kuulub mingisugusele ühele konkreetsele inimesele. Ja teistpidi, kui me vaatame siis seda siit collection'i poole pealt, primary või siis selle principal entity poole pealt, siis see, kui me tahame öelda, et mis on selle asja nimi, mis meil laps poole peal tagasi viitab sellele vanemale, siis selle nimi on siis inverse navigation property. Ehk siis see tagurpidi tagasi viitav asi on ja teistpidi, kui me vaatame lapse poole pealt, jällegi see üks mitmele näites, et kui me oleme siis selle kontaktide juures, siis me saame öelda, et see kollektsioon, mis on personi juures, on siis lapse poolt vaadates siis inverse navigation property. Jällegi, mul saavad siin aegalt eestikeelsed sõnad otsa, et kindlasti suudaks välja mõtelda mingisuguse parema fraasi. Aga ma hoian oma materjalid ingliskeelsena. Ja need konventsiooni kohaselt, need siis kõik automaatselt meile tekitatakse, ehk niipea kui meil on list mingitest objektidest või objekti sees viide teisele objektile, siis automaatselt tekitatakse meile siis see primary ja foreign key vaheline suhe andmebaasi. Ja paha on siis see, kui me tekitame siis foreign key endale sellisel viisil, et me ise seda ei märka, ehk see tuleks alati ilusti ise ära konfigureerida või õiget nime kasutada. Ja meil on siis ka olemas nii-öelda need fully defined, ehk see on siis see kõige tüüpilisem asi, kus me siis defineerime sellest relatsioonist ära siis mõlemad pooled, et ütleme, et meil on ema, kellel on palju lapsi ja meil on igal lapsel on oma ema. Võib olla üks ja sama ema, et see on siis fully defined. Alati me siis fully defined'i ei tee, aegalt ei ole seda tarvis ja piisab ainult ühepoolsest suhtest. Aga paratamatult on ju foreign primary key suhe meil alati mingisugusel viisil olema peab. Ja need siis foreign key'd siis leitakse automaatselt ülesse, ehk kui ta on nimetatud konventsiooni kohaselt, mis on siis primary key property name või on ju kõik muud edasi siin, ehk siis kõikide nende järgi, nende kombode järgi, siis leitakse üles, mis on see õige või mis on siis see andmeväli, mida me tegelikult kasutame andmebaasis foreign key'na. Ja sel hetkel, kui see asi teil läheb katki, siis teil tavaliselt läheb ta katki selle peale, et teil on mitu korda sama suhe defineeritud. Näituseks see, et teil on blogipostitus ja blogipostitusel võib teil olla mitu autorit. Ja kui teil on siis mitu autorit, tehtud siis sinna mitu suhet blogipostituse ja autorite vahele, siis selle koha peal tõstab Entity Framework käed üles, ütleb, et tema ei saa aru, mis millega kokku käib. Ja siis tuleb seda siis käsitsi minna talle näitama, et mis property ühest entity'st käib kokku teises entity's oleva kollektsiooniga. Aga enamuses see siis toimub meil kõik täitsa automaatselt lihtsalt nimede alusel.
ja veel kord siis, et foreign key property tuleks ikkagi ise defineerida, strongly recommended, aga otseselt ei ole kohustuslik. Ja teistpidi, siis kõik need foreign key'd ja primary key'd omavahel on seoses andmebaasis ja entity framework vaikimisi konfigureerib siis peale asja, mille nimi on kaskaadkustutamine, ehk kui te kustutate ära selle ema entity, ehk näiteks personi kustutate ära, siis automaatselt kustuvad ära ka kõik kontaktid, mis selle isikuga seotud on. Ja teistpidi saab siis seda igat moodi reguleerida, kas või niimoodi, et siis andmebaas hakkab teile andma vigu, et kui te proovite personit ära kustutada, siis ta lihtsalt annab teile exception, ütleb, et ei saa seda inimest ära kustutada, sest tal on mingisugused kontaktid andmebaasis ja kui me selle ära kustutame, selle personi, siis jäävad need foreign key'd andmebaasis näitama mingisugusele primary key'le, mida enam olemas ei ole. Ja seda andmebaas ei luba siis tekitada, mis on see standard lähenemine. Ehk siis selle kontseptsiooni nimi on siis referential key integrity, ehk siis kontrollitakse seda, et need välisvõtmed oleksid terviklikud, et nad näitavad nendele entititele, mis on päriselt nagu olemas. Ja seda saab siis natukene siin reguleerida, et mida siis süsteem selle kaskaadkustutamisega siis täpselt nagu teeb, et kas ta muudab need foreign key väärtused nullideks, kui see on lubatud, või ta nii-öelda läheb katki, või ta siis kustutab üldse kõik ära, et saab seda nagu näppida. Ja nüüd on meil siis olemas annotatsioonid, foreign key, kus on see näidata siis välja, et kui me kasutame mingisugust imelikku foreign key nimetust, mis ei lähe kuidagi süsteemi arvates paika, siis saab siis selle atribuudiga selle ära kirjeldada. Ja teistpidi, kui meil on siis nii-öelda mitu suhet omavahel, siin kohe tuleb näide selle kohta samadest autoritest, siis saab näidata siis läbi selle inverse property atribuudi, mis millega siis kokku käib. Siin on ka näha need konventsioonid, kõigepealt siis primary key tuleb siit sellest väljast, sest meil on post ja siis on meil post ID. Teine variant oleks kasutada lihtsalt nime ID, mis on võib-olla nagu päris rakendustes kõige läbivam ja see ka, mida meie oma kursusel kasutame, on siis lihtsalt ID valdavalt. Ja siin on nüüd näha siis foreign key'de standard, ehk meil on author. Ja nüüd tekib siis probleem, et kui see siin oleks author ID, siis ta automaatselt teaks, et see läheb kokku selle väljaga. Aga meil on nüüd siin häda, et meil on siin kaks userit, author ja contributor, ja nime on kasutatud veidralt. Ja nüüd see asi hakkab siis omavahel nagu natukene katki minema. Ehk nüüd peab siis hakkama näitama, et millega siis on nagu tegemist. Ja üks asi, mida siis tuleb näidata, on siis läbi selle inverse property siin näidata seda, et see authored posts, ehk see list siin peaks tekkima nendest väärtustest, mis on selle välja peal defineeritud, ehk siis nendest foreign key'dest siin. Ja contributor listi sisu peaks tekkima siis nendest foreign key'dest. Ehk kõik postid on ju, kus contributor user ID vastab tõele siia. Ehk siis nendest peaks siis tekkima see väärtus, ehk siit see user ID on ju, siin on ta primary key, siin on ta siis foreign key väärtus. Ehk siis selle järgi peaks kogu see süsteem kokku käima. Ja seda nüüd saab siis mitut moodi nüüd konfigureerida, ehk siis teha seda atribuutidega ja teistpidi saab siis teha seda läbi Fluent API. Ja Fluent API's hakkab see siis peale siis sedapidi, et te kõigepealt ütlete, mida te tahate konfigureerida, ehk tahan konfigureerida seda kontakti entity't, siis mida tal selles kontakti entity's on. Kontakti entity'l on üks person, ehk see on siis selle foreign key'ga pool, mis viitab ühele personile ja teistpidi siis nüüd me oleme siis person klassis, kust me saame siis ütelda, et aga selles person klassis on siis with many, ehk personi poole peal on palju kontakte. Ja on ka olemas siis sellised natuke lihtsamad variandid, kus kui teil on see asi seal ainult ühepoolne ja ei pea nii keeruliselt tegema, siis saab lihtsalt öelda, et has many ja with one ja ta leiab automaatselt siis selle õige ülesse. Siis me saame foreign key'd ette näidata, has foreign key, ehk jällegi kirjeldada ära kogu suhte, ehk meil on kontakt, igal kontaktil on person, igal personil on list kontaktidest ja igal kontaktil on siis foreign key personile, aga see foreign key on siin personil nimetatud siis mis iganes veidra nimega on ju. Samamoodi siis see principal key,
ka seda saab siis konfigureerida has foreign key ja has principal key, ehk kui see primaarvõti on siis kas see alternatiivne võti või mingisuguse muu veidra nimega nagu asi, saab samamoodi teha seda. Ja siis te saate kontrollida, kas need asjad on kohustuslikud või mitte, see küll käib rohkem siis sellise shadow asjade kohta. Siis on sama pool, meil on ju 1:1 suhete kohta, 1:1 on siis tegelikult küll ütleme nagu 1 ja 0:1 suhted, kuidas siin see teha. Ja siin peate nüüd päris põhjalikult mõtlema, kummal pool teil see primary key siis tegelikult täpselt siis kummal pool on foreign key, mis võtab endale primary key väärtuse. Kas see foreign key on teil principal entity poole peal või child entity poole peal, kes kellele nüüd viitab või kumba te olulisemaks peate parasjagu kumba poolt on ju. Näiteks kui te mõtlete ütleme, et teil on inimeste list ja siis on teil igal inimesel võib olla pilt, aga ei ole. Kõikidel ei pruugi olla, on ju. Ja kuhu poole te nüüd siis selle key kirjutate, ehk kas teil on iga pildi juures kirjas, kes on see inimene, kes on pildiga seotud, siis tekib see olukord, et kui te loete inimesed endale sisse andmebaasist, siis te ei tea, kas tal on või ei ole pilti. Ja te peate minema seda kontrollima andmebaasist eraldi piltide tabelist ja tegema sinna vahel siis võib-olla mingi join'i kohe, on ju. Teistpidi, kui te siis hoiate pildi juures inimese ID-d, siis te ei saa tõesti teada mitte midagi, on ju, aga saate pildi juurest kohe teada, kes on inimene. Teistpidi, kui te panete siis pildi primary key salvestate inimese juurde optionalina, sest igal inimesel ei ole pilti, on ju, siis kui te loete inimesed sisse, saate kohe teada, kellel on pilt olemas ja siis võite minna nendele, kelle vaja on pilti eraldi sisse lugema. Aga samas, kui te loete nüüd pildid sisse, siis paljud pilti sisse lugedes ei teada üldse mitte midagi, kellel need pildid kuuluvad, sest need pildipoolsed primary key'd on salvestatud foreign key'dena mingitesse teistesse tabelitesse ja sageli niimoodi isegi ei teagi, kuhu tabelitesse need salvestatud on, et seda tuleb siis mõtelda, kummapidi siis teile kasulikum on. Ehk siin on mõlemapidi näited lahti kirjutatud, kuhu poole neid siis nagu kirjutada. Ja viimasena keerulisemana asjana on siis many to many olemas, või kas nüüd keerulisemana, aga Entity Framework Core alates siis versioonist 5, nüüd me oleme siis versiooni juures 10 praegast, aga mingid versiooni jäi vist seal vahele või 5, 6, 7, ei vist jäänudki, siis on juba mitu aastat olemas olnud. Ja seda nüüd saab ka teha. Minu senine suhtumine on olnud see, et parem seda mitte teha ja mina tahan selle alati ise nagu välja konfigureerida endale ja teha kõik need tabelid ise, et mulle ei meeldi see, kui mulle tekib andmebaasis tabeleid, mida ma oma koodis ei näe. Aga teoreetiliselt ja ka praktiliselt siis ta oskab seda teha, ehk juhul, kui teil ei ole sellesse vahetabelisse vaja mitte midagi juurde panna, te ei taha sinna mingid metavälju kasutada, created, mis iganes muud, siis see asi täitsa nagu toredalt toimib. Ehk meil on siis, tekib siis selline olukord, kus meil on post, näituseks on ju blogipostitus, meil on list tagidest ja igal tagil on palju neid postitusi, ehk siis mitmele suhe. Ja siin justkui peaks siis olema üks vahetabel, post tag või tag post, ja seda siis me üldse mitte mingisugusel viisil nagu ei oma ja ainult ka isegi seda konfiguratsiooni, see on mul siin küll välja kirjutatud, aga seda tegelikult vaja ei ole, selle leiab siis mudel ise üles või Entity Framework koostab siis selle endale konventsiooni põhiselt, sest ta näeb, et siin pool on list, järelikult siin vahel peab midagi olema. Ja teistpidi saab siis selle üle kirjutada siis ka väga keerulisemaks. Siin on siis näide, kuidas seda siis teha, kus siis kogu see vahetabel, mis tekib, sellel saab siis kõik ütelda, et seal peab niuke nimi olema ja väljadel peavad sellised asjad olema ja mis iganes asjad sinna veel vahele teha vaja on. Ja selle põhjal siis tehakse teile siis selline tabel sinna vahele, jällegi koodiste seda ei näe, aga justkui siis tekib sellise struktuuriga asi sinna, ehk jällegi mõistlikum on seda tavaliselt juba ise nagu valmis kirjutada, vähemalt minu vaates. Mis me veel teha saame indeksit teha, saame nüüd seda teha siis alates 6. versioonist Entity Framework Core'is, saame siis teha annotatsioonidega, ennem oli see ainult konventsioonipõhise, ennem oli see ainult siis Fluentiga. Ja foreign key'd saavad automaatselt endal alati indeksi peale, primary key'd samamoodi, aga nüüd me saame siis need ise siia juurde kirjutada. Kõik indeksi tüübid on olemas, indeks ühest väljast, indeks mitmest väljast
indeks ühest või mitmest väljast, mis peab olema unikaalne, sellega saame sundida, et inimese e-maili saab olla ainult ühe korra, kui me kasutajad peame, kõike muud taolist. Saame indeksitele nimesi anda, kui see millekski vajalik peaks olema. Koodi mõistes seda tavaliselt vajalik ei ole, andmebaasis on vahest tore nagu vaadata, et mis indeksid meil olemas on ja need nimed siis oleksid seal nagu huvitavad. Ehk siis, ja sama asi siis Fluent API-ga saab konfigureerida, ehk siis valik on siin vaba, kas atribuudiga või mitte. Seda võiks konfigureerida Fluent API-ga, sest nende indeksite atribuutidega on ju keegi teine midagi muud ei tee kui ainult Entity Framework ise. Samas jälle mingist otsast on nagu tore neid sealt entititest vaadata, sest siis on kõik ühes kohas koos, aga teistpidi jälle lõpuks on need atribuute väga palju, on ju. Siis saab ka nüüd alates Entity Framework 7-st tuli siis ka indeksite sorteerimine, ehk siis mis pidi ta tegelikult järge seal peab oma asjades, jällegi see mõjutab siis indeksite kiirust, ehk see on jällegi asi, mis siis nagu peaks teil SQL-i kursusest tulema. Ja saab ka nagu ükshaaval ütelda, et see palun sorteeri sedapidi ja see rating palun sorteeri teistpidi. Ehk kumba väärtust te tahate, et ennem üles leitakse kas väikseid väärtuseid või suuri väärtuseid. Ehk siis seal on siis kõigepealt binaarpuu ja kõik muud sellised asjad nagu tulevad mängu. Siis te saate teha veel table mappingut, see käib nüüd eriti selle kohta ja property mappingut, kui teil on mingi olemasolev andmebaas ja te tahate koodis kasutada ühtesi nimesi oma entititel, aga andmebaasis kasutada mingisugused teisi nimesi. Koht, kus mina seda olen pruukinud, on see, kui ma olen sattunud kliendi otsa, kellel on andmebaas juba olemas ja mul on olnud rõõm töötada mingisuguses saksa projektis kunagi, kus ma ei suutnud andmebaasist mitte midagi aru saada, sest kõik oli saksa keeles ja tegin siis selle koodis nende mappingutega siis endale ingliskeelseks. Ja samamoodi siis ka lisaks siis andmebaasile saab siis ka mappida neid tulpasi, seal samamoodi öelda, et mis siis on selle tulba nimi has column name. Siis me saame andmetüüpe defineerida, tavaliselt meil seda vaja ei ole, me kasutame sisseheitud andmetüüpide konversiooni, ehk kui me ütleme, et meil on integer, siis tekib andmebaasiga integer, aga on mingid kohad, kus seda siis saab täpsemalt kontrollida, mida ja kuidas me tahaksime, et seal tekiks. Eriti just siis on ju stringi pikkused, on aegalt olulised paika väänata, samamoodi siis detsimaal, ehk siis ujukoma arvud, kui me tahame neid väga täpselt esitada, siis ka siin on siis see kasulik paika panna. Siis on meil veel olemas veel väikeväärtused, ehk siis Fluent API puhul saab ütelda, et mingisugune mis iganes numbers asi on, siin popularity, mingisugune numbriväärtus, et see on alati väikeväärtusega 10, kui me midagi muud ei ütle. Saab ka öelda siis SQL-i fragmente samamoodi kasutada, ehk siis funktsioone ütelda, et created at date time on alati võrdne mingisuguse SQL-i funktsiooni poolt tagastava väärtusega. Ehk see on põhiline, mis meil sellel kursusel on vaja selle kohta teada, et kuidas oma andmebaasi nüüd nagu luua ja konfigureerida ja kuidas neid domeeniklasse kirja panna. Ehk selline esimene ots sellest, siin on nüüd mitu etappi veel vaja läbi käia, ehk siis kuidas päriselt andmebaasi siis ütelda, et ta nüüd tekiks ja kõike muud taolist. Ja siia on teil nüüd siis minu poolt ka kokku kirjutatud hunnik siis nagu küsimusi, või mitte küsimusi, vaid nagu selliseid advanced topikuid, mida siis, kui kellelgi tarvis on, võiks nagu uurida. Ehk igasugused konkurentsitokenid, ehk kuidas lahendada seda olukorda, kui mitu inimest korraga tahavad andmebaasis midagi muuta, või see, et te loete andmebaasist mingi vormi peale oma andmed välja ja siis vajutate kunagi 6 aega hiljem submit, mis nüüd siis juhtuma peaks, kas andmebaasi tohib seda enam salvestada või mitte. Pärilus, väärtuste konvertimine ühest kohast teise, kõik andmebaasid ei toeta kõik andmetüüpe, ehk need on vaja aeg-ajalt muuta. Mõni andmebaas näiteks on väga lihtne, kus üldse ei ole datetime'i olemas, ehk kõik tuleb stringiks muuta, kuidas seda siis teha. Ja nii edasi, et siit on siis terve hulk igasuguseid variante, mida kõike me siis teha saaksime. Ja lõpuks mõnda me neist ka vaatame, raw SQL ja kõik muu taoline, aga neid advanced topikuid, mida andmebaasis peaks teadma, on tegelikult päris palju. Ja neid ka tõesti peaks teadma, ehk kui ma siit silmad üle lasen nendest asjadest, siis mul on vist vaja olnud neid oma karjääri jooksul kõiki, ehk ma olen kõikide nende asjadega ühel või teisel viisil varem ja hiljem pidanud tegelema. Ja nagu ikka, lõpus siis kordusküsimused sellest teemast.
käige läbi, proovige vastata